Tere kuulama muusikanõunike podcasti siin suhteliselt päikeselises Delfi meediamaja stuudios on kriitikud Siim Nestor ja Valner Valme. Otse loomulikult on meil ka põnev külaline, kellega räägime hetke pärast. Mina olen saatejuht Raul Saaremets ja täname meie saate toetajaid Tepsli, Muusikalinn Tallinn ja Converse Eesti. Aitäh! Siim, popmuusika maailmas uudiseid on, millest koju kirjutada? See ei ole suur uudis, aga ma eile sellest lugesin, tundus huvitav, naljakas ja mõtlesin selle üle öötundidel. Möödunud nädalavahetusel esines kuskil, ma ei tea, kes see oli nüüd äkki Southport Weekend festivalil teada tuntud, armastatud ja legendaarne Deep House'i mees Moodyman. See on päris, see lugu, mis hakkad rääkima, see on päriselt juhtunud. Tõesti, jah? Minu arust küll. Ja Moodyman, kes ei tea, siis on Deep House'i legend. Ta on mingis mõttes legend ka DJ-na, aga ta on tegelikult olnud selline DJ, kes lubab endale mängida kõiksugu asju, et kui ta mängib, tuleb sulle DJ-tama, siis pool programmist on Deep House, ülejäänud on sageli soul, funk ja selliseid üllatuslugusid lükkab ka palju sisse. Nagu päris DJ-d on alati teinud seal Ameerikas. Ja mida, see on selle disco eklektika nagu see kraam. Ja kuskil suurel festivalil kunagi mängis ta seda Kings of Leoni Sex on Fire, eks. Aga nüüd ta kuskil seal mängis AC/DC-t. Ja see on nagu sellisele klubikultuuri aficionadodele, osadele päris lubamatu. Ja sellest on noorema põlvkonna oma. Ja sellest on tekkinud mingid meeme, asju, naljakaid. Üks mul meeldis oli see, et kui Moodyman kirjutab sulle seal Messengeris, et kuule, et ma käisin Southport Weekendil mängimas ja mängisin AC/DC-t ja nüüd Booker ei maksa mulle raha ära, ütles, et ma tapsin hausmuusika. Seda ma nägingi, ma mõtlesin, et see oli päris. See on, mille kohta ma küsin päris. See on meem. See oli meem. Aga AC/DC-t ta mängis, on ju. Selles ei ole midagi imegi, see on täitsa tavaline. Aga selles François Kevorkiani loodud vestlusgrupis World of Echoes, seal oli ikka mitu pikka arutelu ja üks huvitav oli just see, kus siis inimesed rääkisid sellest, et milliseid lugusid on DJ-d nii-öelda nende köövpallidena või üllatuspommidena, ootamatute asjadena välja pannud ja see oli huvitav, aga kõik DJ-d ei julge ju seda teha. Ja. Kas sa Eesti sarnast momenti mäletad? See oli... neid on olnud. Ja, aga see oli ikkagi esmakordne, kui tuli põhimõtteliselt nagu Messias saabus Eestisse, Joe Closell, eks, ja New Yorgi samamoodi üks oma valdkonna absoluutselt tippe ja tol ajal, eks, nii tihti neid siin ju ei käinud ka, eks, suuri muu maailma nimesi. Siis hakkasid nad tulema. Ja siis nad vaikselt hakkasid käima ja siis tuli Joe Closell ja kõik, kes vähegi midagi sellest muusikast arvasid, olid loomulikult kohal ja Joe Closell alustas U2-ga. I still haven't found what I'm looking for. Ja ma mäletan, kuidas pool saali olid ikka täiesti põrutatud. Hirmunud nägudega otsa. Kas see on keegi petis seal või mis toimub? Ja siis poole loo pealt said aru, et that's the spirit. Ja ta mängis veel seal tol õhtul veel Level 42 ja nii edasi. Jimi Hendrixid. Aga ütleme, ka see oli mul kergelt punane tuli, aga poole loo pealt sain aru, et ja Louis Vega seal sama Spiritis, kui esimest korda käis, samamoodi mängis. Sest tegelikult see klubi keskkond, nii-öelda siis underground tantsumaailma klubi keskkond on selle muusika nautijatele justkui nagu see varjupaik on ju, kuhu nad tulevad sellesse oma meeldivasse keskkonda ja nad on peidus kõige selle muu maailma. Nagu inimene käib klassikalise muusika kontserdil on ju. Ja
on peidus selle koleda muusika eest, mis on raadiost rock ja pop ja siis tehakse sinna sellesse kaitsvasse kangasse lüüakse auk mingisuguse AC/DC-ga, kõik ehmatavad. Ja ma mõtlen Eesti klubikultuuri ajaloo peale, kust ma olen algusest peale nagu kaasa löönud, siis tegelikult Eestis juhtus see, et hakati mängima mingeid muid lugusid, mis ei olnud nagu hetke house'i drum and bassi lood. Ma mäletan, sina mängisid aeg-ajalt võib-olla hip-hoppi küll, aga see on ikkagi põhimõtteliselt baas on sama, mis house on ju. Aga siis tuli Rhythm Doctor, kes tuli juba esimest korda siia 30 aastat tagasi, kujutad sa ette? Ei taha 30 aastat tagasi. Tema hakkas mängima selliseid asju, mis tundusid nagu wow, seda võib ju ka mängida, a la Talking Heads ja nii edasi. Huvitav asi, siis seal toodi välja, mis lugusid keegi on kuulnud, näiteks, et Idiot Boys on mänginud seda Guns N' Roses Welcome to the Jungle. See on hea lugu. On. Tallinnas nad mängisid Pink Floydi, ma mäletan. Töötas ka ülimalt hästi vooli pealt. Valner, mul on tõeliselt hea meel näha, et sul on ka üle pika paber kaasas ja see ei ole lihtsalt tühi valge leht, aga sinna on ka midagi kirjutatud. Ei, ma mõtlesin, kuna sa eelmine kord tegid mulle märkus, et ma ei ole neid uusi albumeid välja toonud, mida võiks soovitada kuulata teistelegi, siis ma seekord kirjutasin mõne välja. Ja suurtest nimedest ma olen vaimustuses Gorillase uuest albumist The Mountain. Üllatav. Miks? Sest mulle tundus juba keskpärane, nagu nende puhul ikka. Ei. Hoolivata sellest, et seal olid ka mitmed nüüdseks meie hulgast lahkunud minu suured lemmikud kaasatud. No, nemad esiteks on ju Damon Albarn üksi tegelikult. Kõik see ülejäänud kaadervärk, kes tal seal kaasas on, see on ikkagi tema suunata ja need abijõud. Et ta tegi mingi 4-5 albumit vahepeal, mis on üksteisest isegi tagantjärele raske eristada. 3 esimest Gorillast on head kõik ja siis vahepeal ta hakkas nagu neid vändrast saelaudu laduma, et üritas nagu sellist elektroonilise moodsa popi kursil kogu aeg olla, aga nüüd see uus on kannapööre, teeb jälle sellist päris muusikat. Seal on tohutult, just muusikat on seal hästi palju. Kõik need India muusikud, kes seal on kaasas, India lauljannad, Asha Bhosle, kes on mingi 94, selle ta isegi võttis. Pluss, plaat ka räägib surmast osalt, kuna tema ja siis selle visuaalkunstniku Jimmy Hewletti mitmed lähedased 2 Gorillase albumi puhul jõudsid lahkuda meie seast, aga plaat on hästi lõbus see juures ja ta nagu Indias leidiski mingi, Indias ikka leitakse seda tunnetust, eks ole, aga see ei ole siuke nagu pastiš või siuke nagu teeme mingid India need keelpillid kuhugi tõmbame poognad vahele, vaid et see on ikka nagu täitsa tõsine India mõjudega plaat, kõik need keel ja erinevad India keelpillid, mille nime ma ei oska siin praegu käigu pealt öeldagi kõigil ja ikkagi originaalmängijad, parimad sealsed muusikud, Anushka Shankar näiteks, Asha Putli veel lauljatest, siis see kõik kõlab nagu hästi päris, siis ta kuidagi, see võib kõlada klišeena, aga et toome India soundid, see on Beatlitest peale, et toome nad siis lääne kultuuri konteksti, aga see töötab tõesti selle plaadi peal orgaaniliselt ja hästi siuke hingega tehtud plaat, ma tunnen, et ta ei ole teinud enam sellist neid kandilisi klotse ladunud, et mis produktsiooniruumis nagu moodsas elektroonilises popis kuhu käib ja pluss siis see kohustuslik kaassolistide armee, kes tal ju alati on ja kes on enamasti on päris põnevad tegelased, seekord on siis neid surnud tegelasi seal hästi palju, kes on tal jäänud salvestistena vanadest aegadest, Dennis Hopper midagi seal rändib ja Marky Smith muidugi teeb ühe loo refrääni. Bobby Womack oli ka ei olnud. Bobby Womack ja veel paar tükki. Okay.
Ühesõnaga, minu jaoks selline võimas suur pop-album, mida ma tegelikult ootan pop-muusikast igal aastal, aga arva selliseid kontseptuaalseid suuri plaate, mis on ka nagu võimsad helikeelelt ja mis pakuvad mingi oma maailma. Võt see on sellel The Mountainil kõik olemas ja keda see ükskõikseks jätab, siis lihtsalt seal on tõesti hästi palju muusikat. Aga sa oled ka vana Blurry fänn ju, eks ju? Ma olen vana Blurry fänn, mul on kuidagi selle Albarniga, ta on mul nagu selline, ma ei tea, vaimne vend olnud kogu aeg. Lisaks päris vennale. Ja siis suurtest nimedest James Blake'i uus album Hakkame kuulama. Trying Times meeldib mulle taas, ega mul vist ükski James Blake'i asi ei olegi vastukarva olnud, aga ma tahaks kaks sellist maa-alusemat nime ka nimetada. Simo Sell on Prantsuse produtsent, kelle Eestiski käinud. Jah, ma olen tema tegemisi ikka jälginud. Seekord ta tegi plaadi koos Egiptuse laulja Abdullah Miniawiga. Ja plaadi nimi on ka lahe, Dying is the Internet ja see on super hüpnootiline plaat. Lahe plaat on see, jah. Vot, seda võiks ka kuulata muidugi täna. Seda kahjuks täna ei kuula. Mul on üks huvitavam plaat sellele lisaks. Ja seal on, ida ja lääs, seal on isegi mitte ida ja lääs, seal on kosmosesse jõutud kogu selle elektroonilise helikeelega ja siis Egiptuse sellise traditsioonilise lauluga, mis on lisaks loomulikult läbi masina aetud. Ja siis üks mu lemmik, kelle tegemisi ka ma juba jälgin aastaid, Cloud Rapi tegija Cities Aviv, tema uus album Even Colder Spring on täiesti fantastiline, seal on vähe trumme, seal on kõike muud hästi palju, see on unenäo maailm põhimõtteliselt kammib ära ja ilus ka. Mul on hea meel tervitada meie saatekülalist. Tiia Teder, tere! Tere! Palju õnne kõigepealt auhinna või sellist tunnustus pigem vist, mis seal Eesti ettevõtlus... Muusikaettevõtlus auhindadel sulle tuli. Jaa, aitäh! Ja see oli siis, ma eeldan, et nad tänasid sind selle suure töö eest Klassikaraadio. Jaa, see oli tore auhind. Ja Klassikaraadio siis peatoimetaja, sa olid algusest peale, eks ole? Jaa. Ja nüüd sa tulid sealt ära. Ma olen ERSO toimetaja, ma töötan juba 1,5 kuud Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris. Ja sellest me jõuame kohe rääkida, aga räägime korra veel sellest Klassikaraadiost, et ma saan aru, et laps on suureks kasvanud ja saab juba ise ka hakkama ja et tavaliselt läheb laps ära, aga nüüd ema läks ära, et on kindel tunne sul sealt lahkuda, et mis sealt maha jäi? Kahju oli lahkuda, aga ma arvan, et nad saavad hakkama. Ma ei ole nüüd praegu nagu päris kursis, kuidas elu seal käib, sest ma nagu natuke hoian eemale ka. Et kuulan põhiliselt nagu veebikanalit Klaara meditatsioon, mis sai nagu viimati lahti tehtud ja mis on hästi minu maitse järgi. Mis seal täpsemalt on siis? Klaara meditatsioon, meditatsioon, eks ole, aga seal on selline, võiks öelda ECM-i plaatide vibe. Okay. Ja see on ka selline, seal on 2000 lugu käib seal praegu ringi ja ma võin kõikide lugude eest pea anda, need on ma ise tean, mis need on. Sa ise valisid need sinna? Enam vähem. Ja selles mõttes on seal ei ole nagu mingeid selliseid sündmusi. Et ta on tüüne ja ta on rahulik, aga samas ta ei ole New Age, vaid ta on kvaliteetne. Ja seal on ka natuke popmuusikat, et sellist nagu meditatiivsemat popmuusikat, igatahes on ta hästi hea nagu selline kaaslane, midagi erilist seal nagu ei toimu. Aga New Age on ikkagi halb maitse, eks ju? New Age on Klaara meditatsioonis natuke öösel, aga New Age on ka väga erinev, eks ju. Ja meil on seal isegi linnulaulud sees, isegi laululuiged, sellist huvitavat klassikalist muusikat on ka. Klaara meditatsioon. Ja, siis netikanal. Nagu Klassikaraadio siis meditatsioon. Ja Klaara. Klaara, Klassikaraadio. Klaara on, kus see oli, on ka lausa Klassikaraadio nimi ongi Klaara, kus see on? Lühendatud moel, aga Belgias ja mitte ainult Belgias, ka kuskil hispaaniakeelses riigis on Klaara nimeline jaam.
aga meil on jah need nagu lapsukesed, neid on praegu 4, on selline Clara klassika, kus mängib 100% tõelist klassikalist muusikat, kus ei ole nüüdismuusikat, midagi niisugust, klassika käib, Lääne-Euroopa klassika. Siis on Clara Jazz, kus on Klassikaraadio džässikataloog käib seal ringi ka tegelikult väga valitud muusika, nii et kuskil 20% on Eesti džäss, 30 isegi. Ja siis on Clara Nostalgia, see on kõige kuulatavam jaam, oli nüüd siis jaanuari seisuga. See on hitid. Kus on siis Frank Sinatra tüüpi muusika, Jaak Joala, Valdemar Kuslap, Heli Lääts, sellised ilusad vikerviisid, armsad. Aga Fantaasia jaoks enam ruumi jätkunud? No Fantaasia kanal oleks juba nats liig, et see on ikka natukene nagu autoriga seotud, et Fantaasia käib edasi ka õhtu. Mul oli hea meel, et see Fantaasia edasi käib, küll ma panin mul kulmu kergitama, hakkan ka vist Eesti lasti või? No põhimõtteliselt võiks nii öelda jah, et hakkan ka kergelt konservatiivsemaks siin muutuma, aga ma näiteks avastasin, et neil oli nüüd, kui oli Eesti Laul, oli eraldi saade, kus tehti muusikanõukogu nii-öelda. Ja see on 3. või 4. aastat. Püha taevas oli sinu välja mõeldud. Ja see on olnud Helikaja ja see oli kunagi Miina Pärna ja Lisette Veldi, see on nagu nali või analüüs. Ei, see ei ole nali, analüüsitakse teaduslikult laulu. Et täna analüüsitakse muusikat, kuidas areneb muusikaline protsess selles laulukeses ja on ka kohal kirjandus luulekriitik, kes analüüsib sõnu, kuidas sõnad käivad. Ja ma nüüd sel aastal ei kuulan seda, mul on need laulud ja pakkunud. See tundus väga huvitav, selles mõttes Vaiko oli seal ja ma ei mäleta keegi veel. Ja, aga see on selline tore katse muuvida see populaarne muusika siis nagu sellise analüüsitava paradigma keskele, et see, miks mitte? Kurat. Ja seal on, ma saan aru, sari uuriva muusikakirjanduse sari. Ja, on küll, jah. Ja see nüüd praegu seal alustab. Aga mis puutub sellesse muusikanõunikusse, siis 90-ndatel ma mäletan, Eesti Raadios oli ka mingi analoogiline sari, see oli Jüri Roomer, sa vist ei ole ka kunagi näinud teda. Jüri Roomer oli selline vana aja selline muusikatoimetaja, kes oli levimuusikatoimetaja. Ja siis tal oli selline saade pluss ja miinus levimuusikas, kus käis siis kohal Valter Ojakäär ja lugupeetud inimesed ja ka mõni näiteks Heidi Tamme või mõni selline külaline. Ja siis mängiti lugu ja siis arutati, mis seal siis nüüd head oli ja kus oleks võinud paremini olla. No oot, meie siin veteranidena tunneme praegu poisikestena. Tegelikult oli Raadio 2 alguse ajal Afka ja Marek Kallin tegid mingid veidrud saad. Neid on veel olnud ja ma mäletan, kuidas ma ei mäleta, kes see korufeedest oli seal külas ja rääkis siis lasti peal pagan minu bändi ja siis see korufee rääkis, et muusika üldiselt on midagi, mis mulle on elus nii oluline olnud, nii suur osa minu elust, mulle ma armastan muusika, mulle väga meeldib muusika, aga see ei olnud kahjuks nüüd küll muusika moodigi. See oli hea. Aga palju sa popmuusikat üldse kuulad? See on nii teistmoodi tegelikult, kui nüüd mõtlen, kui kuulata maalerit ja siis sinna otsa, ma ei tea. No, ma mõtlen, palju ma maalerit kuulan. Et seda saab kuulata siis, kui on kontsertettekanne, et ma nüüd ei hakka seda autos mängima endale, eks ole. Ei hakka, et põhimõtteliselt endast ma võin rääkida, ma olen ju progeroki ajastu laps ja ma olen üles kasvanud ideaalidega, mis on sellest nagu lähtunud. Ma käisin muusikakeskkoolis, kus mu klassivennad tegid mingeid bände. Pinginaaber Tõnu Väärtnõu oli kunagi isegi 7. meele klapkamängija. Ma vahel näen videote pealt. Et liikusplaate, need vahetati, lindistati, ühiselamus oli pidev selline lindistamissessioon, käis seal ühe kasseti pealt teise peale. Et eks sealt on nagu sellised kindlad lemmikud ja hoiakud nagu pärit ja eks mul autos mängib see, mis mulle meeldib. Selles mõttes see ikkagi puritaan ei ole? No raske uskuda, et Puritaan käiks välismaal rock-kontserdil. See on tõsi, aga ometigi meil ju eriti just klassikamuusika valdkonnas ju ikkagi leidub neid, eks ole?
Ja mitte ainult meil oli üks tuttav Briti kolleeg, väga selline kõva tegija ja BBC ajakirjanik ja mõtlesin, et ta on sama vana kui kõik need progebändid ja mehed, mis samas linnas üles kasvanud. Ta ütles, et ta ei kuulnud neist mitte kunagi. Ta ei tea, kes on, mis Peter Gabriel, kes see on? Ja tal ei olnud, tal puudus nagu huvi nende vastu või üldse teadmine, et mis asja seal aetakse. Et selles mõttes, ma ei tea, kas Eestis on nii kõvad puritaanid, eks siin ikka ju heliloojad käivad plaate keerutamas. Ma ikkagi eeldan, et peetakse ennast... No meil oli ju üks väga tõsine puritaan, kes oli puritaan isegi klassikalise muusika asjus. Ma mäletan, et ta vist ikkagi helistas Klassika raadiostuudiosse ja sõimas. No, ma tahtsin ka selle kohta küsida. See on kõige huvitavam salvestus, ta helistas mulle. Kas see on olemas? Ma arvan küll, jah. Sest et see legend on ainult liikunud, et see on olemas. Ta helistas, keegi pani makki käima seal repmakki ja ta karjus, et te olete kurjategijad. Te rüvetate klassikalise muusika nime, mängite folki ja solki. See oli nagu see Minul on ka see salvestus. On või? Kus kohas sa selle said? Sa ka uuriv muusikaajakirjanik. Ja mul on CDR-i peal see. Lausa, jah. See on tunniajane sõimine. Sellest saab, issand jumal, sellest saab muidugi hea kogumiku teha. Mina mäletan, mina olin Raadio 2 tööl, kui oli see kuulus oli Illar Nahkman, kes Purjuspeaga uudiseid luges. Ja see oli hilise õhtul, saade algas mingi kell 11 õhtul või 10 õhtul, ühesõnaga olid ala viimased uudised, oli kell 12. Ja siis ma lihtsalt ja siis need uudised tulevad, ma olen valmis, et kohe algab saade, otse eeter. Kuulaja kuulab, kurat, mis jurad ajab. Sellest sai muidugi meeletu hitt pärast. Tead, kui veel rääkida vanadest aegadest, kunagi oli uuring, kuidas raadiokuulajad suhtuvad sellesse, et eetris on praak. Oli palju küsimusi, mis teile meeldib kuulata, et mida te arvate sellest, kui saatejuht on purjus, kui saatejuht kokutab, kui tal läheb valesti ja niimoodi. Et tuli veel, et kuulajad väga tahavad neid saateid kuulata, kus midagi sellist tuleb. Kuulajad on natuke lapselikud. Ikka meeldib, kui keegi kukub või viga saab. Aga nüüd sa oled ERSOS, ERR-ist ERSOS-se, kuidas on erinevad maailmad või suurt erinevust ei ole? On küll, seal on ikkagi hoopis teistsugune nagu tööstiil, teistsugune voog, teistsugune vibe. Mõtlesin ka, et seal on kuidagi rahulik. Absoluutselt ei ole. Seal on iga nädal ikkagi väga suur kontsert, orkester mängib terve nädal, harjutab, reedel on kontsert. Järgmine nädal tuleb uus maestro, uus solist, kõik hakkab otsast peale. Ja ma teen kavalehti ja tekste selle kõige juurde, nii et see on väga huvitav töö. Ja näiteks eelmine reede oli väga kihvt kontsert, siin käis David Grimol, kes on viiuldaja põhimõtteliselt ja ta on juurutanud kuskil 20 aastat sellist meetodit, et tema orkester mängib ilma dirigendita. Ühesõnaga, orkestril ei olegi ees kedagi, sellist diktaatorit pole, orkester peab ise nagu bänd olema ja... Töötab siis? Ja see oli nii kihvt kontsert ja veel eriti tore, et orkester nii armastas teda. Jah, et ta sai hakkama selle ülesandega. Ma tegin enne kontserti temaga intervjuu, see on ka mõni minu ülesanne mõnikord, et ta rääkis, et kui ta käis 20 aastat tagasi Tallinnas, siis siin vaatasid talle vastu nagu väga murnid näod. Tahetud üldse siukest asja teha. Aga praegu on nagu ära vahetatud ja tegelikult on, David Grimall ongi käinud mööda maailmat erinevate orkestritega sellist töömeetodit tegemas. Et siis vaatad seal kontserdil, et dirigenti ei ole tegelikult nagu vajagi, aga jah. Aga dirigentidest rääkides, kes on Eesti number 1 diktaator praegu? Diktaatorid on enam keegi ei olla. Ei, ma teid siin naljaga. Ma mõtlen, Paavo Järvi on selline maailmanimi nagu kõige kõrgemast klassist. Tema number 1? Jaa, kindlasti on ta kõige tuntum maailmas ja ta on tõesti väga hõivatud. Ma arvan, ta märkmik on 10 aastat täis, et see, kuidas ta orkestriga töötab, see on kohutavalt tore ja pühapäeval, mitte pühapäeval, vaid suvel, juulikuus on Pärnu muusikafestival, kus on Paavo Järvil vähemalt 3 kontserti oma orkestriga. Ja see on tõesti, kui ta ei ole kunagi käinud sümfooniaorkestrit kuulama, siis see on tõesti nagu täitsa kõva selline eufooriline olek, mis seal on.
seal on kõik alati väga kihvt, et ta lihtsalt innustab inimesi nii hästi, et see on midagi erakordset. Aga ma tahtsin ka küsida, kas te olete käinud sümfooniakontserdil? No mõned korrad ikka, jah. Olen mu vanaema ostis mulle lapsepõlves sinna Estoniasse kontsertsarjale abonemendi, et ma käiks. Siis ma olin keskkoolieas, siis ma nendel kontserditel käisin, aga nii palju ei süttinud, et ma olekski jäänud sinna käima. Raul, sa oled? Ja ikka olen, aga huvitavad pigem, kui on sellised kaasaegse klassika asjad, kus on, ma ei tea, keegi mängib Olivier Messiaeni või midagi sellist, või siis Xenakis teevad kaasavad elektroonikat. Nüüd oli siin kontsert, kuhu olid piletid lausa olemas. Kas sa käisid, Siim? Sul oli ikka pilet? Ei käinud. Mina olin Hiiumaal. Minu viimane kogemus jääb ilmselt selle Draamateatri ja Estonia koostööga Macbeth. Seal oli kontsert ka ikka tähtsal kohal. Ja, seda olen ka mina. Ja see mulle meeldis väga. See oligi hea. Keda seal mängiti? Sumerat, jah. Ei, ma olen märganud, et inimesed, kes on parimas eas 40. 50. aastates, kellel on väga head palgad, hea positsioon ühiskonnas ja nad ei ole kordagi käinud sümfooniakontserdil, et see on nagu väga kurb ja see asi vajab nagu muutmist. Tegelikult see kogemus on seal ikkagi nii vahva, sa näed 100 inimest mängimas koos, nad oskavad kõik mängida esmaklassiliselt, nad oskavad asja, mida sa ise mitte kunagi ei oska ega saa. Ja sa näed nagu, ja sa kuuled nagu sellist üllast muusikat, kus on kõik korras tegelikult, kus on selline maailma harmoonia sees, et tuleb proovida. Ma ka rohkem olen käinud nüüdis muusika asjadel ja kunagi mäletan, et Erkki Sventüüriga olid mõned kokkupuuted ja siis ma sain kutse tema mingi teose, ma praegu nime ei mäleta esitlusele ja siis pärast oli ka mingi vastuvõtt seal ja siis ta ütles mulle, et näed, polnudki nii igav ju. Nagu ma polnud seda öelnud ka, et peaks olema, aga ta eeldas, et mina kui siuke elektroonilise ja underground muusika huviline, siis tulen ja vaatan seal pika ninaga, vaatan seal mis see öeldakse? Mingi pika. Aga üks eriline asi on veel siin stuudios täna, et siin on lausa 3 hiidlast praegu. Vaat siis. Jah. Kuidas Hiiumaal? Mis me praamitoitidest arvame? Lumi sulas ära. Ja peaaegu, jah. Jää on ka enam-vähem ära lõinud. Seal üleval kindlasti, meil all on täitsa jääs veel. No kui te sööte seda toitu ja olete siiani elus, siis on hea. Jah. Ma ei söö praami peal enam. Võin anda ühe vihje. Kui ma seda hapukapsa lõhna seal tunnen, ma ei suuda vastu panna. No kui autoga tulla, siis ma ikkagi soovitaks seal Vigritest läbi käia ja võtta sealt ja siis süüa praami pealt Haapsalus. Miks veel rääkida sellise juva jutte, mida et see mingit faasioni uudiseid ja mis kõik veel. Aga suvel tuleb Hiiumaal festival ka, ei tule? Kas see nüüd tuleb või ei tule, sest eelmine aasta meie festival muidugi tuleb, aga teie festival. Mis see seal on? Te ju teete või teie teete. Et sa mõtled Suuremõisas. Ja, see on iga aasta olnud järjepanna. See on alati. Ja, tuleb? Ma arvan küll, jah. Okay. Sinu kui Kultuurkapitali komisjonis sa nüüd näed taotlust, kas on sees? Küllap siis selgub. Vaatan häbelikult kõrvale ja ütlen, et ei saa aru, millest me räägime. Aga hakkame muusikat kuulama. Meil on nagu ikka Eesti ja mitte Eesti lood on vaheldumisi ja indeid anname 1-10. When my heart swells up with every feeling.
Võistkonna kaks tippu Alonett ja Anna Kanelina ühise singliga Uneasy. Siim, no sa Alonetti tundsid kindlasti ära, kas kuulsid ka Anna Kanelinat siin? Tundsin küll kohe ära, jah. Ma ei, Anna Kanelinat ma kinni ei püüdnud, ta oli ka laulmas siis. Kas need laulsid äkki paralleelselt? Ma ei saanudki aru. Ma teadsin, et Alonettil on uus lugu tulemas ja ma... Ja olin sellesse kinni, jäin sellesse kinni, aga väga kena lugu Pärna ja Erki peaks olema ka siin kitarridel. Ja väga... Pärna ja Erki räägid nagu hiidlane. Kanelina on ta abikaasa minu arust. On küll, jah. Ja no väga veetlev lugu sõna otseses mõttes veetlev lugu. Kõik oli selline kiigutav, pehme ja kaunis, need harmooniad, see meloodia ja kuigi ta oli sellise 70ndate folkrocki või estraadipopi harmooniatega ja selle nagu olekuga ja ka nende kitarride tremolo või olid äkki seal isegi banjod ja siukesed asjad häält tegemas, et selles oli ka sellist, Põhja-Ameerika preeria muusika õhku, siis mingisugune ja lisaks sellele, et see oli inglise keeles, siis ometi õhkus sellest loost ka midagi väga nagu olemuslikult eestilikku, mingi selge Eesti ürgse muusikalise elemendi vaim õhkus selle kohal. Ja ma ei tea, kas Alonetil on olnud nagu nii-öelda hitti, teda on kõvasti kiidetud küll, aga ma usun, et sellest võiks saada tema nagu esimene nagu hit. Kui sa saad aru, või kui keegi üldse sai aru, mis ma räägin. Ega neil jah, liiga suured numbrid kummalgi ei ole, mis on ikkagi mingis mõttes kurvastav. Väga meeldiv unelemise muusika, ning kus juures see sobib ideaalselt kokku see lugu eelmisel nädalal kõlanud. Sa oled ka vähe maganud? Ei ole, ma olen jumast täiesti okeilt maganud. Kõlanud Sibyl Vane'i looga, kus oli ka natuke seda preeria kitarri ja oli ka selline hõljuv, rohkem hõljuv kui praegu kõlanud, aga nad moodustavad toreda miksi kokku. 8 punkti. Tiia? Ja ma muidugi ei ole asjatundja sellel alal, aga mulle see õhkkond nagu meeldis. Ta oli siukene nagu sume, sudune ja meenutas, ma ei tea, mida kõike, Foo-Edid või midagi sellist. Ja ujuv kitarr oli väga nagu armas. Slide-kitarr seal. See ei olnudki kitarr, aga see kõlas nagu kuidagi nagu selline liuglev. Aga see lugu tegelikult tuias nagu ühe koha peal paigal, niimoodi ta nagu kuhugi läinud ega kavatsenud kuskilt tulla ja siis ma ei tea, mitu korda käis ühe koha peal paigal 3-4 niimoodi. Et ma ei tea, mis veel tuleb, et kas peaks panema 8 või 7. Ma igaks juhuks paneks 8 sinna osa. Jah, loodame siis. Kehvemad lood tulemas. Parimaid lugusid. Et kui sa ta hiljem nagu päris vähe Ei, okei, ma ei tea tegelikult, kus ma tean, aga tuleb... No palun siis 8. Keegi just oli meil, kes alguses pani kogemata liiga suure numbri oli pärast hädas, et kuidas nüüd edasi minna. See oli... Eva Palm. Jah. Eva Palm. Ma ei tea, kas ma tundsin kohe, kui laulja suu avas, tundsin sellepärast ära, et täna tuli see lugu ka meili peale, aga ma ei jõudnud kuulata või siis ma lihtsalt tunnen Aloneti hääle nii hästi ära juba. Või on tal nii eristuv hääl, tähendab. Samas nagu ta ei tee midagi nüüd selleks, et eristuda. Ta vastupidi, ta sulandub kuhugi, sulandub harmooniatesse, muusikasse, mingitesse muusikalistesse traditsioonidesse ja ta teeb seda üli hästi.
ja antud loo puhul jah, siin Põhja-Ameerikat juba mainiti ja preeriat. Lisaks mulle see tõi meelde veel, tegelikult see Tiia ütlesid ka 4AD, see mis jah, 4AD tegi 80-ndatel Inglismaal, seal oli ka inglise mõjusid ja mingites sellistes kõrgemates kohtades, kus vokaal hakkas helisema järsku, mulle tuli Cocteau Twins. Kuna ma alles eile õhtul või täna hommikul kuulasin Cocteau Twinsi Blue Bell Nolsi, nagu ma ikka Cocteau Twinsi aeg-ajalt kuulan, siis samasugune selline Cocteau Twins on ikkagi sünteetilisem. Ja, aga see vokaalis, ma mõtlen just Liz Fraseri sellises nagu selline eeterlik heledus tuleb järsku vokaali, mis nagu selline tunne, et sellised kristallipiisad lihtsalt niimoodi malbelt plahvatavad lõhki kuskil eeteris ja see nagu ujub ja tilgub inimese peale, samas on see hästi klaar. Et selline täiesti nagu vapustav omadus vokaalil ja eriti pingutamata, eks ole. Ja see, et laulja ei pinguta, see tuleb tal nagu normaalselt välja, see on ülitähtis minu jaoks, sest praeguses popis enamasti kiunutakse üle minu jaoks, kui seda ei tee inimene, siis forsseeritakse, mul tegelikult meeldib, kui moonutatakse elektrooniliselt hääli, aga sõltub muusikast ja selle asja puhul mulle kõik sobis neil lihtsalt. Ka see, et jah, justkui tuies ühe koha peale, aga ma ei pannud seda tähele. Sellepärast, et ta oli nii see ei ole ka progefan. Kuidagi nagu kineetiline, võib-olla see tantsumuusika struktuur tuli siin sisse, et see küttis kogu aeg mingis vaos ja tegi seda toimivalt ja intensiivselt. Ja võib-olla ka see, mis Siim mainis, et uinutav, mind ta ei uinutanud, sellepärast, et see trumm mängis seal kogu aeg niimoodi hobuse kappamise taktis niimoodi kergelt vastu. Ja pluss muidugi siis Pärno ja Erki kitarr, mis on ka ära tunda. Seal oli veel selles pressiteates, mis oli juures, oli seal muusikute koostöös. Mul ei jäänud keegi muu meelde, kui et jah, Anna Kaneelina teeb kaasa ja Pärno ja kitarril. Seal oli veel 3 kutti, vabandust, ma nende imed vaatan veel üle, aga see Pärno ja kitarri ma vist oleks ka niisamagi ära tundnud, et tal on ikkagi ka mingi, ma ei saagi aru, mis puude see on, aga mingi oma sound on tal kitarril. No kui sul ei ole kitarristina oma soundi, siis sul ei mõtled kitarri üldse mängida. No jaa, aga sa ei oska neid alati nimetada. Sa ei pane alati nendele soundidele nimesid külge ja palju on ka ikkagi neid, kes võtavad kedagi eeskujuks ja siis kopeerivad kehvemalt. Õudne. Ei ole. 8 punkti. 9. Jaa. See teeb kokku 25 punkti Alanett ja Anna Kaneelina ning Aniisi. I love you, I love you, I love you, you. Love you, I love you, It's the enemy, the endless wheel. Got the best of me, that's the way it feels. If the money comes, if it never comes through, you don't want me to, but I'll be there for you. But don't get my hopes up. Don't get my hopes up. Bobby, you can't hear me? 'Cause I'd never recover. You know I'll never recover.
I can't keep blaming you. I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. And I know I've been wasting my time. Oh, what have I been chasing When I could have been chasing. See on James Blake oma värskel albumil Dying Times ja see oli üks albumi baladest Days Go By. Vallar, sina oled selle albumiga juba tuttav? Olen küll jah, ma olen üldse James Blake'iga tuttav, sest ta on üks neid artiste, kelle tegemisi ma olen algusest peale jälginud ja siis on huvitav ju näha, kuhu inimene areneb juhul, kui teda on põhjust jälgida ja James Blake on alati huvitav olnud, ta on teinud erinevaid asju, ta on teinud erinevaid etappe läbi, ta on muutunud, aga mingi core on jäänud samaks ja ta põhimõtteliselt ju on kasvanud kahe subkultuuri pealt, need on dubstep ja UK Garage, mõlemad oli siin hästi õrnalt tunda, dubstepi võib-olla mingi sellise bassirütmi põhja pealt ja UK Garage'i selle titeplõgina pealt ja aga ta ei ole nagu kuhugi jäänud mingisse stiili kinni, vaid ta ikkagi teeb oma muusikat ja omal ajal, kui ta dubstepi laine harjal tuli, siis dubstep hakkas ju muutuma, ta muutus mainstreamiks ja sellega seoses ta muutus selliseks raskeks heavy metal dubstepiks ja James Blake samal hetkel sõitis täiesti vastassuunas, ta tegi sellist soul dubstepi ja tegi vastupidiselt see üle produtseeritud, üle forsseeritud soundidele, ta tegi hästi õhulist ja õrna helikudet, kus siis dubstep põhjas küll mingit aega veel põksus, aga järgmistel plaatidel siis juba vähem. Digitaalne soul on kõige laiemas mõttes see, mis ta teeb ja hästi tuli see esile ka loo lõpus, mis tõusis lendu nende sündi kaskaadide pealt ja mis teda veel eristab paljudest nendest, Jamie Lidl ja hästi levinud on tegelikult see, et teha sellise hingelise vokaaliga elektroonilist tantsu taustaga muusikat ja viia see siis pop-areenile, aga James Blake on olnud alati hästi pehme oma kõrge vokaaliga ja ta teeb mahedaid sounde. Mulle see sobib. Ei ole sellist tal on terevad nurgad maha võetud ja tema muusika puhul selline voolujoonelisus on üks põhielemente. 9 jällegi. 9. Taustalt on kuulda, et tegelikult me salvestame oma saadet Ukrainas. Ma mõtlesin, mis sa mu jutu alla panid? Miks need sireenid tulid? Need tuleb uuesti. Tiia, see James Blake minu arust meeletult musikaalne inimene, kas sa kuulsid selle siit välja või oli see lihtsalt üks tavaline pop-pala sinu jaoks? Ma olen James Blake'i nime kuulnud ja see oli väga võlupala ja kindlasti uurimist viisid läbi asjatundjad, see oli professionaalne, igati produtseeritud, tehtud, hääl oli pehme ja armas ja kõik oli selline meeldiv.
aga kas on mingi stiil ka või mingisugune happy rave või ma ei tea, kuidas seda kutsutakse kõik? Ei, ta on tegelikult klassikalises mõttes laulukirjutaja, aga ta on väga palju käinud, ma ei tea, kas nüüd enam, aga noorpõlves vähemalt on kõvasti reividel käinud ja see on talle sisse jäänud, seda temast nagu välja ei võta, eks ju, aga ta tegelikult suudaks kirjutada klassikalises mõttes, dramaatilisi lugusid. Dramaatilisi ballaade, mis iganes kõike. Ja ei, see oli väga meeldiv kuulamine, eks sa muidugi, ma ei tea, eks ta oli ka väga nagu ära produtseeritud, et kõik käigud, sa nagu kuuled, et need on sinna pandud ja nüüd seal, et see on natuke niisugune ebaloomulik laul nagu iseendast, et ma ei tea, kas laivis seda siis niimoodi kuidagi esitatakse ja laste mänguasjade motiivid olid, äratasid tähelepanu. See on tegelikult ometi üks asi, mis jääb nagu meelde, et siin olid sellised imelikud asjad. Et ma paneks 8. 8. Siim, ma tean, sina oled viimati, siis me olime veel Raadio 2, kui James Blake kõlas ja mäletan, sa tõid võrdlus, et see on mingi rikaste muusika. Oli midagi sellist? Ma tahaks küll rikkam olla, kui ma olen. Selline fancy ja luksusliku eluviisiga inimeste nii-öelda soundtrack. Absoluutselt ei mäleta. Ei mäleta, jah? Ei. Mäletan, et nüüd eelmine või viimane kord, kui ma temaga kohtusin, siis vaatasin, et teeb juba täitsa okeid muusikat. Ma olen ka plaati uut albumit kuulanud ja ma ei mäleta, kas ma jõudsin selle plaadi lõpuni, aga minu arust see lugu seal eristus, ta oli üsna sellise tasase ja folkse vibe'iga vist see plaat, vähemalt nii palju kui mina jõudsin kuulata ja see lugu seal, see on hästi ameerikalik lugu. Ameerikas nüüd. Ja see rütmi struktuurilt, kui selle põhjalt valida, määrata žanris, ta oli ikkagi see footwork, Jersey Club, täpselt seda viisi tiksus see trumm, ainult et sealt oli see matsakas basstrumm ära võetud ja ka see sample, see pisike sample, mis seal, mis on ka ehtne footworki ja Jersey Club stiili element, mille põhjal see oli. Ja moodne poiss. Moodne poiss. Ja niisamuti see flöödi sample, see oli vist flöödi sample, midagi sellist, et selle välja joonistus oli ka minu arvates väga ameerikalik. Nii et teha footworki rütmiskeemile ballaad on iseenesest juba väga tore mõte. Ma usun, et kui mõni footworki DJ seda mängiks oma setis, et see nii ehmatavana ei mõjuks, kui Moodyman AC/DC-t laskmas. Ja mulle meeldis see lugu, kena lugu, nagu seda tänapäeval on, öeldakse, et panen omale playlisti, vabalt võin panna ja kusjuures veel, miski pärast siin loos ei häirinud mind see hüpertremolo, mida tänapäeval väga palju kasutatakse, enne kõike nendes selles, ma ei tea, mis house see on, tantsumuusikas ja EDM-is on väga palju seda moodi laulmist, just kui inimene oleks just külmutuskapist välja võetud, et tal on jube küll, mis ta lõdiseb ja sunnitakse laulma kõige kurvem. Sa kirjeldad eestlase tavalist talve või? Okei. Ei, ma kirjeldan seda, mida seal EDM-is armastatakse seda hüperhalisevat. Ma ei ole vist ammu kuulanud EDM-i. Selles mõttes me elame külmutuskapis. Ei, ma siin isegi ma ei pannud tähele tegelikult. Ja ma tean, siin sa paned ka 8, on ju, see teeb meil 25 punkti, nagu ka eelmine pala. James Blake ja Days Go By. Superfinaal tuleb siis. Tuleb. Nende sireenidega seoses, vaata me ju teadsime kõik, et see tuleb, eks. Ma ei teadnud, ma mõtlesin, miks sa paned mulle mingi sireeni alla, kas on aeg hakata lõpetama, juttu kokku tõmbama. SMS ei tulnud siis, jah?
tuli, aga ma ei mäletanud. Aga ma ei tea, minu arust välismaalastele, kes siin Eestis on, see ei tule, sest kui see oli eelmine kord, ma alustasin koeraga Kadriorus ja siis hakkas see, olid 2 välismaalast, kes olid nõutute nägudega. Tahtsid põgeneda? Ja, lapsepõlves Õismäel lasti seda ikka väga sageli tuli seda. Väga sageli. Nõukogude aeg siis kogu aeg oli ju see NATO tuumapommid nõukogude ajast absoluutselt seda, aga võib-olla siin ta oli. Viljandis vist ei olnud neid. Õismäel oli kogu aeg. Ja. Aeg edasi liikuda. See 80ndate pauk tuli Leslie the Bassilt, värske singel Viimasena peol. Siim. Väga meeldiv segapudru lugu. Mulle meeldis hästi. Ja ei tule mul näidet varasemast pähe, et Leslie oleks nii uljalt laulnud, kuigi muidugi on, aga siin oli see nagu võitluslik, sangarlik olek tal nagu väga esiplaanil, selliselt pisut ründavalt isegi. Ja istus mulle see, kuidas seal
segapudru all ma mõtlen siis seda, et siin oli sees nii The Cult, The Cure ja siis nendest Sisters of Mercy. jah, ja nendest kitarri akordides veel tegelikult ka Cocteau Twins ning väga palju oli siin ka röövelööbikut. See oleks võinud vabalt olla ka Rauli nagu läks mõnusalt tagurpidi praegu. See võiks vabalt olla röövelööbiku uue plaadi lugu. Kuule, kuidas ta need sosistamised, need sõnelemised, neid täpselt nagu tõna nagu pedarutõnu seal pedarutõnu ööbikuröövel Pedarutõnu seal ööbikubändis ka etleb dance, see sõnelemine, see oli puhas ööbikism. Kihvt lugu. 8. Tiia. Mind mõnevõrra imestab, et Siim nii palju välja luges sellest loost, mis oli tegelikult üsna nagu lihtne, et seal oli all nagu väga hea selline tume kiht, mis mulle meeldib selline sound, mis seal all oli, see oli tõesti kihvt. See meenutas Mauno Meesiti filmi muusikat, filmist Marjude maa, mis oli selline, kas tegemist oli varjudega. Aga see, mis seal peal oli, seda minu meelest nii palju ei olnud, kui palju sa praegu rääkisid, et rääkisid selle nii huvitavaks, aga ju siis midagi oli, et mina paneks 6. Puhas indie-disko ja kidradisko ja natuke selline süntpop ka steroididel, mitte kasteroididel ja need, mis Siim juba nimetas ja lisaks jõudis 80-ndatest sellise ülessoojendusbändini nagu Empire of the Sun, mis tegi ka siukest asja seal maakera Kukla poolel mõned aastad tagasi ja kokkuvõttes jah, lihtne lugu küll, aga sinna on nii palju sisse pandud seda energiat ja tunnetust ja pluss Siim ütles kangelaslik, ma ütleks siuke sangarlik ja romantiline huile, võt see töötab alati. Sangari ja kangelase erinevus on okei, hea küll, olgu. Ja pluss siis see lugu sobiks, mis mul see Eesti lemmikfilm on viimasest ajast, issand jumal. Kevade. Ei, oota, tõsiselt räägime. Ei, aga aita. Sa mõtled, et pikad paberid? Pikad paberid, jah. Just ma mõtlesin, mis kirjad need olid. Pikad paberid, sinna sobiks ideaalselt ja praegu ju noored teevad ka selliseid sounde, karameel ja neid on veel, meil siin saateski on kõlanud. Tegelikult see on puhas energeetika ja seda on vaja. Ja ma ütlen ka röövelööbik veel siia lõpuks. See me saame pärast trummilöök ikkagi oli ka selline pane 10 kuule. Rauli energia oli siin sees natuke ja pane 9 sest meil oleks juba järjekordne lugu olnud sama punkti arvuga, aga nüüd saab 24. Okay. Oota. Saab ikka. Mul on juhe koos. Ütle numbrid, ma ütlen tulemuse. 6 + 8 + 9. 14, 23. Et isegi oleks, siis ei oleks välja tulnud. Ma räägin, mina olen magamata. Nii, 23 punkti Leslie The Bass, viimasena peol jõuame kuulata ühe pala veel.
Ethiopia. Nii kõlab New Age Doom, kes on teinud uue albumi koos legendaarse bändi Bad Brains lauljaga HR. Ja New Age Doomi kuuluvad tänapäeval ka Death Gripsi mees Andy Morin, samuti David Bowie Blackstar, viimasel siis Bowie albumil klahve mänginud Jason Linder, trummar on ansamblis Quicksand, Alan Cage ja see, kes viiulit mängis, oli Pussy Rioti Alina Petrova. Ja see värske album pealkirjaga Angels Against Angels ja see oli We Are All The Same. How about it? Ja ma lugesin eile kuskilt arvustust. Mis arvustaja rääkis? No põhimõtteliselt seal oligi see rohkem nagu informatiivne. Aga mul tekkis huvi, aga ma ei ole veel kuulanud seda Soovitan plaati. Ja ei no loomulikult. Täitsa hullumeelselt hea plaat. Et mulle meeldib see koosseis ja seal on kindlasti üllatusi palju. See lugu mulle meenutas kõige rohkem võib-olla Canni ja võib-olla isegi Fausti natuke 70. alguse saksa intellektuaalrocki ja see solisti hääl isegi Malcolm Moonit. Ja see, kuidas aeglane mana sinna selle pulbitsuse peale järsku nagu ülbelt lätsatati. Et noh, algas instrumentaalselt, ma mõtlesin, mis see on ja siis see laul tuli nagu võõrkehana, aga ta kehtestas end ja see jäi nagu paberlaevuke sinna kärestikule hulpima ja siis lõpuks tuli veel see New Rave'i element sinna sisse ja see kõik kokku sellega oli nagu lihtne kaasa sõita sel hetkel, sest kogu aeg midagi toimus ja hoidis mõtet elevil, aga kui ma tagantjärele hakkan meenutama, et mis see rütm oli või mis need meloodiakäigud olid, siis mitte midagi meelde jäänud. Hästi põnev kärestik, tahaks seda kuulata, seda tervet plaati, mida ma täna ka teen. Ja panen vist jälle, või äkki ma panen 8 siis vahelduseks. 8. Tiia. Mulle see väga hea tundus. Tal oli isegi, see oli 4 minutit, tal oli isegi nagu nii mitu faasi, et tal oli alguses oli omaette põnevus, kuna oli see natukene avangardistlik kude kõik ja keelpillid ja siis pärast võttis ta üles nagu sellise hea rütmikäigu, mis juba ostab ära kuule lihtsalt kihvt ja siis see vokaal seal kuidagi oli ka nagu salapärane ja piisavalt nagu mitte salapärane, et selle loo ma võtaks telefoni ümber need 10, palun. 10. Siim, sa teadsid seda, et Pussy Rioti liikmed teevad ameeriklastega sellist musa tänapäeval. Minul tuli see täiesti üllatusena. Ei tea. Minu jaoks on Pussy Riot ennekõike selline sõnumitega kunstiprojekt, mitte nagu muusikaline üksus, kelle vastu ma huvi tunnen. Mängis viiulit. No, tore. Ja see lugu oli minu jaoks nagu selline täite lugu uuelt Jimmy Tenori plaadilt. Tõesti, jah? Wow. Ennekõike oma selle nagu Aafrika suunaga ja siis kõik need puhkpillid ja viiulid sinna sisse. Ja noh, ehtne selline Jimmy Tenor unist. Sa ei ole seda plaati kuulnud, on ju? Ei ole kuulanud. Siis selle loo põhjal võib selline mulje jääda küll, aga siin on Death Gripsi tüübid, et üsna tume ja kohati ka vihane kütte. Okei. Mille peal on see raustav, see HR-i, see Bad Brainsi, Rastafari siuke sõnelemine ja see all käib täisküte. Ja ta oligi nagu äärmiselt huvitav oli see lugu, kindlasti midagi sellist, mida ma ei ole varem kuulnud, mis on väga tervitatav
see, kuidas see trummi käik nagu kogu aeg nagu lagunes, kogu aeg ma kukkusin koos nende trummidega mingisse auku, väga eraldi juba väga meeldiv efekt ja selle laulja selline sootu maanilisus, samuti väga äge element, aga minule need süntesaatori paigad, mis seal sees olid, kuidagi ka mingisugune võib-olla vaim, see allpõhjas, kus need süntesaatorid olid, need meenutasid mul alguses Pet Shop Boysi ja siis mul tekkis tunne, et see on Art of Noise. See võiks ka Art of Noise'i plaadi pealt olla. Hipid teevad Art of Noise'i põhjus. Jah, et teevad päris trummidega Art of Noise. Põhimõtteliselt minu arvates on ka... Midagi sellist see tõesti oli, jah? See võrdlus mulle meeldib rohkem. Kui? Jimmy Tenori võrdlus. Okei. Ja aga siin oli minu jaoks mingisugune õõv oli siin sees. See oli ikka lahe. Mingisugune hirmus asi. Mina kui inimene, kes muusikasse ikka suhtun enne kõige läbi emotsioonide, siis ma kartsin selle loo ajal. Mul ei olnud mugav olla. Plaadi peal on seda meeleolu veel ja siis kõik need lood sulavad eelmisest järgmisesse. Üksteise sisse niimoodi, et sa oled nagu mingil kontserdil või midagi sellist. Kohe ehtsat hirmu ja kartust tundsin nii, et Sireeni ei kartnud, aga seda lugu kartsid. Jaa. 6. Issand, ma olen ikka täiesti läbi. 24 kokku. Tahtsingi öelda, et kas on 24, muidugi on 24. Tasavägine saade siis. New Age Doom koos HR ja kõigi teistega We Are All The Same ja 24 punkti. Meil on veel aeg kiiruga rääkida üritustest, kuna mul jäi telefon sinna ette tuppa, siis ma kuupäeva ei oska öelda, aga aprillis esineb Paavlis Black Country New Road. Et mina soovitaks seda kontserdit, et kindlasti on huvitav näha uue kooli inglise muusikat Rokivallast Tallinnas. Mina teadmata, et Alonet siin saates ka kõlab, ikkagi panin juba paberile kirja enne saadet, et 27. märts Born Graalis Alonet ja kaasa teeb Mariin K. Mina soovitan laupäeval 21. märtsil uus Laine klubis toimuvat selle peo- või kontsertsarja Art of Mosh 5. sünnipäeva pidu. Art of Mosh on see, kuidas nüüd öelda siis, võõrkeelsete väljamaalaste pidu, mida on siin Tallinnas pikalt olnud aeg-ajalt, suvel on täitsa festivali mõõtu asjad ja seal on palju rahvast. Ja seal esinevad Kokk2, Gnome Break, Cotton Moth ja siis Briti bänd City Dog, kellega Art of Moshi korraldajad sõbrunesid eelmise aasta Tallinn Music Weekil ja ma saan aru, et nad on käinud siin pidevalt koostööd tegemas ja DJ-ks on Error. Tiia, kas sa soovitad ka mõnda üritust Tallinnas? Kuna ma töötan sündmuste keskpaigas, siis reedel on ERSO kontsert, mida juhatab sel nädalal Kirill Karabits, see on noor Ukraina dirigent, väga selline tugev kuju, ta ise uurib Ukraina muusikat ja toimub esiettekanne teosest, mis on loodud 100 aastat tagasi ja mille Kirill Karabits siis nagu Pariisi arhiividest välja kaevas, ära redikeeris. Aga sellel kontserdil on ka Igor Stravinski Tulilind, terve ballett kantakse ette. See kanti ette viimati 2012 ERSO poolt ja see on väga suur teos, väga pärvikas teos, nii et kõik mängijad ERSOst on tööl, vist paar keelpillimängijat ei ole ja osa puhkpilli on lausa rõdul, nii et see on selline suurem, võimsam juhtum, nii et reede õhtul kell 7. Ja suudab selle tõesti väga huvitavaks rääkida, mul on mõtlesin,
peakski minema no pluss, et ma hakkan mõtlema, nagu sa oleks ikkagi võinud öelda, nagu Tiia ütles, kui sa rääkisid muusika huvitavaks, sest aga ei olnud ju tegelikult. sa võiks öelda, no hästi rääkisid. aga ma hakkan mõtlema, et nagu ka klubi inimestele on ka klassikamuusika inimestele reede õhtu see nädala kõige tähtsam aeg. aga seal on veel see asi, et ERSO kontsert ei ole väga pikk. Kui näete teatrisse, et enamasti ei pääse juba 4 tunni pärast pääsete, aga seal on, tegelikult see on 2 tundi ja see ei ole üldse nii nagu igav, et seal juhtub nagu kogu aeg midagi, et see on elav organism ja see on elav muusika, kuigi ta on väga vana muusika, aga soovitan küll. Ja selline oli seekordne muusikanõukogu, meil oli nõunikud. Mis ma ütlesin? Nõukogu. Tähendab, see annab, ma räägin, see annab tunda, kui inimene ei ole maganud. Kui palju sa magasid siis? Oota, mis on, kui ma jäin 2 ja ärkasin kell 7, 5. 5 on jumalast okei. Sinule võib-olla on, mul on 5 täiesti, see on nagu 2 tundi oleks maganud. Kahju. Aga väga vabandan kuulajate ees, kui nüüd siin nii halvasti see kõik mõjus. Aga me ikkagi püüdsime, vähemalt mina püüdsin. Ei, ma olen maganud küll, okei oli nagu. See okei. Ja me oleme, ja Siim Nestor ja Valner Valme siis kriitikud loomulikult täname ka meie toetajaid Tepsli, Converse Eesti ja Muusikalinn Tallinn. Oleme tagasi nädala pärast, eks ole? Head aega. Oleme oodatud siia majja ikka. No siis me tuleme ju. Olgu. Head aega.